Tere! Täna toimub podcast Telliskivi Punases Majas. Minu nimi on Hannes. Ja mina olen Henri ja praegu on toimumas Jazzkaare festival ning algamas on Jazzijutud, mida koordineerib Anne Erm. No nii, selline tore Punase Maja õhtupoolik, õigemini pärastlõuna ja põhjus, miks me siia oleme tulnud, et maikuuses möödub 50 aastat legendaarsest festivalist Tallinn 67, mis toimus siis 11. kuni 14. maini Kalevi spordihallis ja millest rääkis pool džässimaailma vähemalt. Ja ega neid inimesi väga palju ei ole, kes suudavad sellest suursündmusest midagi meenutada, aga meie, kes me siin istume ikkagi, kes oli laval, kes oli lava taga, kes oli saalis kuulamas. Mina olen Anne Erm ja mina olin saalis kuulamas, tol ajal siis laulsin ansamblis Collage. Minu kõrval on Toivo Unt. Toivo ütleb, kui vana ta siis oli. Ta on bassimees ja mängib ka tänasel kontserdil koos Tõnu Naissooga. Mina olin siis 16. Ja Reet, palun, mida sina tegid festivalil? No mina olin siis nii-öelda lavatagune jõud, ma olin nagu tänase päeva mõistes vabatahtlikuna, olin abiks korraldamisel ja minu mälupildid on küll ainult emotsionaalsed ja ma ei olnud isegi mitte televisioonis tööl veel, nii et ma võisin olla ka niisugune parasjagu noor 50 aastat tagasi, nii et jah, ma olin nagu siis korraldajate abiline, ütleme nii. Ja Tõnu Saller mängis laval, kõige tähtsam mees siin praeguses seltskonnas, jah? Kelle bändis ta mängisid? See oli Jaan Kailve. Jaan Kailve ansambel oli. Ja Jaan Kailve oli meil pianist ja pianistide esindus oligi sellel festivalil ehk siis 3 noort pianisti. Üks oli Raivo Tammik, kes oli minuga ühel kursusel muusikakoolis. Nad mängisid vaheajal Peeter Kardnaga, siis meil oli veel 3. pianist, kes ka juhatas džässansamblit Aarne Vahuri, kellel oli oma kamerdžässansambel, nii et pianistid olid väga hästi esindatud, pluss siis Aleksander Rjabovi orkester. Ja Jaan Rõõmus, fotograafide esindaja, palju neid fotograafe siis oli, kõigepealt ütle, kui noor sa olid siis, kuidas sa sinna sattusid ja kes siis pilti tegid, jah? No, sattusime muidugi televisioonis, kuna televisioon oli seal väga rakkes, väga paljudes kohtades, nii teleülekandes kui siis ka filmis, üks telefilm filmis ja telesaadete, džässisaadete tegijad siis olid ka mitmel pool, ka selles orgkomitees või selles rühmas, mis organiseeris seda üritust. No minule tuli siis selline ülesanne, et pildistada, teenindada pressi. Ja siis iga päev sai pildistatud ja järgmise päeva hommikuks sai pildid valmis tehtud. No nii, siis oli tõesti väga operatiivne ja kiire tegevus. Mul meenub siin võrdlus Varssavi festivaliga, kus ma käisin Varssavi sügisel, mul jäi suu lahti, kui ma nägin, et plaadid olid järgmisel päeval müügil, aga meil siin võttis tihti peale nagu pool aastat või aasta või isegi 2, kui firma Meloodia oma plaatidega valmis sai. Aga nii, kas meil on Elsima ka kohale jõudnud või veel ei ole? Veel ei ole. Mind tegelikult huvitaks väga, kes siis tegelikult organiseeris seda festivali. Lugedes Valter Ojakääru raamatut, suur austus talle, ta on ikkagi terve Eesti džässi ajaloo väga põhjalikult paika pannud, kirja pannud, et seal on kogu see korralduskomitee üles nimetatud, siis tähtsad tegelased olid Rein Ristlan, siis oli Uno Naisse muidugi ja siis oli veel Schultz. Ja Vaada on saatnud meile sellise meenutuse, mis ma arvan, et on tema unenägu, aga ma pärast poole, kui aega jääb, võin sellest midagi nagu öelda. Segan korra vahele, ma ütlen kohe ära selle, et Vaado Sarapuu juhtiski näiteks minu tegevust ka seal. Nii et keda pildistada, selle ta määras mulle seal ära tõmbas kavasse need jooned alla, kes tuleb kindlasti pildistada. Tõmbas punase ringi ümber.
keda pildistada. Väga huvitav on tõesti see, et kuidas see kava siis kokku sai. Loomulikult eelmisel aastal, 66. aastal oli siin olnud siis esimene rahvusvaheline festival. Ennem seda 59. aastast alates käisid Tallinna festivalidel Nõukogude Liidu džässansamblid, põhiliselt Moskva, Leningrad, aga siis 66. oli juba rohkem ja 67. oli tohutu mass ansambleid. Moskvast oli ainuüksi 5 kollektiivi, Leningradist 3, Eestist 4 ja nii edasi, ka Novosibirsk, Tula, Tbilisi ja nii edasi. Ja siis tõepoolest tuli valikuid teha, aga kes need ikkagi need kõik siia kutsus? Tõnu Naisse on meenutanud, ta teeb praegu soundchecki, et toimusid eelvoorud ja eelvoorudes siis valiti parimad välja ja Tõnu 16-aastane pääses siis ka oma trioga esinema, ta oli 9. klassi noormessis ja proove pidid nad tegema öösiti kuskil kas siis Palassi restoranis või siis nädalavahetustel Tombi palees, mis oli siis töörahva kultuuripalee tol korral. Ja nii, et läbi eelvoorude ka üle Venemaa valiti siis need esinejad sinna festivalile, aga kes kutsus välismaalased, kes vastaks mulle sellele küsimusele? Ma ise arvan, et Valter Ojakäär võib-olla suhtles Skandinaavia muusikutega, aga ilmsesti Moskva mehed Aleksei Batašov ja Leningradi Vladimir Jurtšenkov, et nemad vast kutsusid selle Charles Lloydi, sest esialgu oli plaanis kutsuda Oskar Peterson, aga millegipärast seda ei saanud ja siis Charles Lloyd, kes oli aasta 1967 aasta muusik ja Downbeati edetabelis siis parim et George Avakian, selline väga kaval mänedžer, oskas ta siia toimetada, et oli varem toonud Benny Goodmani Big Bandi ja Sonny Rollinsi Nõukogude Liitu. Nii, kas keegi oskab täpsustada, võib-olla siin on inimesi, kes oskavad öelda, kuidas need ansamblid ikkagi valiti välismaalt siia? Mina arvan küll, et väga suure töö tegi Vado Sarapuu, tõeliselt suure. Et tema õlgadel oli väga palju asju. Ja need suuremad nagu Sults ja need vastutasid nii-öelda oma parteipiletiga, aga Vado oli siis see, kes seda asja tegelikult tegi. Pärast oli siis vastavalt sellele, kes löödi koha pealt minema ja kes pidi kõrtsi mängima minema. Ja Vado kõrval võis seal veel olla siis kultuuripalee Väsimatu Kreemer, eks ju, kindlasti ka mingil määral. Oli. Ja küllap tal siis olid suhted Venemaaga. Ja kindlasti oli seal oma osa Tammikul. Ja kindlasti Raivo Tammik tol ajal juba mingil määral esines ka välismaal oma trioga, et ma tean, et Raivo käest saime Oskar Petersoni plaadi esimese. Ja kahjuks ei ole siin Aavo Tammet, ta lubas kontserdile küll tulla, aga siia teda ei ole sattunud, ta kirjutas mulle oma meenutuses. Kui tohib, siis ma kiiresti selle loo jutustan veel ära. Aavo Tamm ei esinenud festivalil, aga ta juba mängis saksofoni ja teda kutsuti 67. aasta 1. mail restorani Gloria asenduspillimeheks ja täiesti juhuslikult sattus sinna siis ka Moskva Ameerika saatkonna kultuuriatašee, kellel oli kaasas värske Charles Lloydi heliplaat. Ta kiitis ansamblit, kinkis neile Downbeati ja kinkis siis ka selle Charles Lloydi heliplaadi ja Aava jooksis kiiruga Viru tänavale koju seda plaati kuulamas. Ta oli kogu aeg kuulanud neid saateid, Willis Kannoveri saateid ja Soome saateid. Ohohoo, värske plaat, minul ainult üksinda on. Ta jõudis pool plaati kuulata, kui bändijuht ütles, et aga too see plaat kohe tagasi, KGB nõuab. Ja oligi nii, et ta pidi selle plaadi tagasi viima, et ma mõtlesin, et ma teen selle katki ja ütlen, et läks katki ja kogu lugu. Aga siiski ta viis selle tagasi, aga sai siis 10 päeva pärast selle plaadi tagasi. Ja festivalil siis ta käis kuulamas ja sai Charles Lloydilt selle siis ka autogrammi peale ja see oli tõeline selle story, et KGB oli igal pool. Ja kas te seda ise ka tundsite? Ja
oli seda küll jah, et lava taga oli neid viiendaid fagotte väga palju seal liikumas niisugused, kes ei teadnud, mida teevad olnud, aga nad mängisid pillimehi nii-öelda seal, jalutasid ja kuulasid, seda oli märgata. Ja riietus ka vastavalt muidugi siis nahkpintsakud ja teksapüksid. Ja ega me nimesid ei nimeta ja võib-olla me ei teagi, aga Charles Lloydi bassimees Ron McClure oma mälestustes on ka märkinud, et seda KGB kohalolekut oli ikkagi nagu igal pool tunda ja eks nendest olenes vist ikka ka mingil määral peale komitee ja peale keskkomitee, et kas Charles Lloyd saab mängida või ei saa mängida. Et nad jõudsid esimeseks päevaks 11. maiks Tallinnasse ja pidid siis esinema, aga ei lastud neil mängida. Meile saabus El Simma, teeme väikse aplausi talle ja võta palun ka diivanile istet, et me siin natukene omavahel meenutame, kellel midagi meelde tuleb. Ma võib-olla seni, kuni Hels võtab koha, tere Helsukene. Et Raivo Tammik, kellega me käisime 71. aastal Aafrikas, sellest oli muidugi siis nagu 5 aastat möödas või isegi 4 aastat, siis tema põhjendused, miks see festival niimoodi lõppes ja millise skandaalide ja asjade, me teadsime väga hästi, et Tammik oli ju väga tugev komsomoli aktivist. Siis isegi need mõned aastad, mis oli möödas sellest festivalis, siis tema jutustused olid ka väga erinevad. Et mis põhjusel ja tihtilugu olid need ka linnalegendide tasemel. Kuid, nagu siin Anne on öelnudki, et tõesti, kes siis konkreetselt kutsus ja nii edasi, siis see on siia jäänud natukene hämaraks. Küll aga võib seal olla Georgi käsi seoses just täpselt, et kvartitel ei olnud mitte üks ainult Tallinnas kontsert, vaid nad läksid siit tolleaegse Leningradi. Ja ka seal oli kontsert ja ilmselt siis kas Kos või Roskontsert või midagi sellist, ja tolleaegse Eestines Filharmonia, et seal, ma täpselt nüüd ei tea, kes seal võis olla selle taga, aga kindlasti oli seal selles organiseerimiskomitees, rääkimata Valter Oakerust, eks ole. No kiiresti veel see Charles Lloydi lugu lõpuni, et ikkagi neil lubati esineda kontserti viimasel päeval ja siis lubati neil mängida 20 minutit, sellepärast et ootas järge ülekanne Moskvasse, mis pidi kohe-kohe algama, aga ikkagi nad mängisid oma plaaditäie muusikat täis, siis et Avakjan oli öelnud, et ärge lavalt ära tulge ennem, kui see kontserdi täisjagu on nagu mängitud. Aga nagu kontsert lõppes, nii viidi trummid lavalt ära ja tehti kõik, et nad ei saaks ühtegi lisalugu mängida, aga aplaus oli ikka 8 minutit ja 20 sekundit. Seda teavad kõik ja Peterburis oli see lugu, et nad jõudsid siis järgmisel päeval Peterburi. Neil pidi olema kontsert, mida juhatas Willis Canover ja see kontsert ilmselt toimus seal kultuuripalees, aga neid ei lastud sisse, uksed olid lukus, siis nad streikisid tänaval, istusid kuskil kõnnitee serva peale ja nii-öelda ei osanud midagi ette võtta ja õhtul viidi neid kuskile väiksesse klubisse, kus nad mängisid mõned lood ja Ameerika korrespondent filmis selle võttis üles lihtsalt, et see oleks materjal, et nad ei ole spioonid, vaid nad on ikkagi nagu muusikud. Ja Moskvas nad jammisid Pechora kohvikust, nii palju kui ma tean. Aga võib-olla läheks siis nüüd Tallinna atmosfääri juurde ja mis seal toimus. Et Els on üks peategelane, siis sa esinesid laval. Palju seal eelvoorus neid ansambleid olid? Mäletad sa ka, et kas seal oli konkurents tihe ka? Konkurents oli tihe ja esinejaid oli üsna palju. Aga niimoodi läksid, siis meid valiti välja Raivo Tammiku ansambel. Ja siis tegime kõvasti proove ja siis niisugune
väga ülev meeleolu oli üldse, no noored on noored ja kõik me olime väga rõõmsad ja kuidagi ümberringi toimus igal pool igasuguseid toredaid asju, et tundus, et kõik elu läheb kuidagi toredaks ja vabaks ja vähemalt meile tundus tol ajal, no see lõpetati ära, nagu me teame. Ja siis kõik need külalised, mis meile tulid, et me teadsime, et me saame välismaa õhku jälle natuke hingata ja kuidagi seda teistmoodi atmosfääri, et tuleb elu sisse kõigil tagasi ja kuidagi kõik need päevad olid niisugused rõõmsas ärevuses kõikidel. Tegelikult rõõmsas rütmis ju algas Dixieland ansambli marsiga läbi linna või läbi Raekoja platsi, kust nad tulid. Just öelda, et tuli Leningradi Dixieland, kelle kava on üldse niisugune väga rõõmus ja vahva ja nemad tulid rongi pealt maha, käisime neil vastas ja nad ei olnud kadedad poisid, pillid välja ja läbi terve linna siis käisid ja vist tegid nad ühe korra seda veel. Nii et kõigil oli silmapilt kohe hea tuju ja siis hakkasid proovid käima, eriti meile aega nagu selleks ei olnud antud, aga siis muidugi me kõikide suur huviobjekt ja oli ikkagi Charles Lloyd. Aga no ja mis puudutab siis meie esinemist, siis no kuidas ma nüüd ütlen? Mitu minutit lubati esineda? Seda ma enam ei mäleta. Aga palju esinesite? Ma ei oska öelda, mingi 3 mis laulud laulsid? Seda ma mäletan, ühte laulu ma mäletan, aga ma olin nagu musta udu sees ausalt öelda, sest ma närveerisin niimoodi, et ma nägin oma kleidi serva, see tegi niimoodi. Täiesti, et ma mõtlesin, Jeesus, kui see nüüd eemalt ka näha on, et tegelikult ma värisesin niimoodi, pea otsas ka värises. Ja närv oli nii kohutavalt suur, et see publik, mille eest tuli esineda, oli ikka kõige võimsam minu meelest. Kõige ka arusaadavatel põhjustel pillimehed ja sellised kriitikud ja siis aga hästi läks. Ega ma ei tea ausalt öelda. Aplaus oli kindlasti vägev, ma ei kahtle selles. Aplaus oli, seda ma mäletan. Ja publik oli siis ka ikkagi mingil määral rahvusvaheline, sest et väga paljud vene muusikud ja ajakirjanikud olid tulnud sinna ja puupüsti täis. Kas keegi mäletab, millised pingid seal täpselt olid? Ma ei suuda meenutada, kas olid kõvad toolid või olid ka pingid või oli segamini? Mina, kes ma sepisin siis tegelikult nagu abilisena rohkem seal publiku hulgas, siis olid just täpselt kõvad puupingid olid, siis oli see spordiall, Kalevi spordiall, ta oli tehtud nagu amfiteatrina, ta tõusis ülesse ja minu meelest olid just sellised kohad, olid isegi pingid kohe pandud, olidki pingid, eks ole, ja see oli puupüsti täis, te ei kujuta ette, kui missugune järjekord oli juba väljapool, täna on ikka väga tippesinejatel sellist tungi näha. Ja nagu Jaan tuli siia, ütles, et kas sa müüsid seal ka minu pilte, ma ei mäleta, et ma oleks pilte müünud, aga märke kindlasti kohe, nii et seda rahvast oli kohutavalt palju ja minu meelest nagu minu mäletamist mööda see lava ei olnud selline, ütleme niisugune nagu siin on niisugune uhke, ta oli väga lihtne, mingite ainult nende aluste peale ja kuidagi ma mäletan, mustad palakad olid, aga rohkem eriti kõrge lava oli, jah. Suur kõrge lava ja seal taga oli suur valge niisugune katte oli, ma mäletan. Ja siis oli see märk ka, festivali märk, mis Tallinna tornidega. Siis ma mäletan veel seda, kui lisada oma esinemisest, et minu ees oli nii palju fotograafe seal lava all, et nüüd, kui ma härra Rõõmusega rääkisin, tema oli ka seal pildistamas, ta ütles, et vaat ei pääsenud ligi, et ainuke asi, mis ma sain pildistada, olid sinu kingad ja natukene jalga. Ütles ja selle foto ta mulle tõi ka nii suur ja minu kingad on seal. Ja anname Jaanile tahan küsida, et mis sinu arvates sinu kõige õnnestunumad fotod sealt on ja kas need on maailma ka läinud? No need on igal pool olnud trükistesse. Aga selle situatsiooni ma räägiksin lahti niimoodi, et kui Elts tuli lavale, siis tema läks 30 sentimeetrise poodumi peale. Need on 165 sentimeetrit pikk, siis ta tehti 195 sentimeetri pikkusega. Ja talle pandi ette 3 niisugust mikrofoni ja tema näo ette. Põhimõtteliselt need olid näo ees.
ja ma olen siis ka kolleegide pilte vaadanud tol ajal, kes tegid neid pilte, nad ei saanud ka teda pildistada, sellepärast, et need mikrofonid olid nii lähedal. Minul siiski on. Minul kellelgi on siiski õnnestunud. Kus ma need fotod olen saanud, ma ei tea. Aga igatahes minul on need olemas. No seal oli tohutu palju fotograafi ja raske oli muidugi saada selle hea positsiooni peale. Ja Eesti fotograafidest veel, sa ütlesid, Gustav Keermann, kes veel olid? No seal oli, ma olen sinna isegi kirjad, kohe. Üks moment. No kõik, Valdur Vahi, Gustav Keermann, siis Armin Alla, Viktor Salmre ja ka Anton Mutt tegi, kaamera kõrvalt tegi pilte. Et nende pildid on kõik olemas näiteks näha, ütleme, seal Rahvusarhiivi Fatises on nende autorite pilte tõesti ka näha, kuigi neid on seal vähe. No väga tore, et nad kuskil on säilitatud, et kellel veel pilte on, võiks ju muusikamuuseumisse kanda, et seal oleks siis kogumik täielik ülevaade sellest sündmusest, mis viis meid tegelikult maailmakaardile, et Tallinn oli tol korral siis Nõukogude Liidu džässi pealinn ja kuna sellest kirjutati Jazzfoorumis, kelle esindaja siin meid kuulamas on, kirjutati New York Timesi esilehel, Willis Cannover kindlasti oma saadetes rääkis, mida ta rääkis, ma ei jälginud tol ajal tihedasti. Et Tallinn jõudis maailmakaardile, Tallinna džäss ja nüüd võime Toivo käest küsida, et kuidas see festival siis mõjutas muusikuid, see, mis sealt kuulsite ja... No nagu ma siin Annele olen kirjutanud, et see mõju, ma võin kohe öelda, et mina tulin sinna festivali ilmselt läbi Reeda kuulama või kuskilt. Ühesõnaga ma otsin ikka... Said salaja pileti. Ja ma otsin ikka poparite ligi, sest et no mis džäss, eks ole. Mina tulin tegelikult Kidrapunti sinna kuulama, Kuibursi või Kidrapunti, aga muidugi see elamus või see sõnas mõttes positiivne laks, mis Charles Lloydilt tuli, seda oli, ütleme niimoodi, et ka vanusest johtuvalt ei saanud sellest kõigest aru ja nii edasi. Aga me oleme pärast eetanud hiljem siin Tiit Pauluse ja Lembit Saarsuga ja erinevaid versioone ja midagi siis keegi kuulis. Et see panus, mis tollel festivalil oli kogu meie põlvkonna ja džässmuusikutele, seda on raske üle hinnata. Pluss sinna otsa, mul on olnud au mängida 15 aastat Pori jazzfestivalil. Ka seal on iga aasta mõnega kellega me rääkinud, need tulevad meelde 67. aasta džässfestival Tallinnas. Ja Pori võib olla tohutu suur festival, aga nii ehedat sündmust nagu 67. aastal Tallinnas sellist ei olnud. Vaatamata sellele, et nendel oli seal vabadus ja oli tohutu arv, kui võtta kas või nende ajalugu, seal tohutu arv kõik võimalik maailma tippmuusikuid. Kuid see sündmus, mis toimus Tallinnas, seda on väga raske üle hinnata ja eriti meie põlvkonna muusikutele. Ja vabandust, mitte ainult muusikutele. Mina võin lisada seda, et kõik sugulased, perekondade tuttavad, et kõik olid nagu niivõrd haaratud sellest ja paljud inimesed, kes tegelikult džässmuusikaga eriti kokku üldse ei puutunudki või see ei olnud nende lemmikmuusika, aga kõik olid sellest, terve see Tallinna linn oli minu meelest sellest asjast ja minu hea sõber Ron McClure, kellega me suhtleme siiamaani ja oleme väga palju suhtlenud, nimelt Charles Lloydi bassimängija. Kui palju ta on tegelikult maailmas rännanud, kui palju on kontserte, kellega iganes, aga 67. aasta festival oli üks ainukesi, mis on tal detailselt meeles, loomulikult väikeste varjunditega ja täna ta räägib natukene ühtemoodi, aga põhimõtteliselt see oli niimoodi. Ja suur tänu Annele, et praegu käib selline 67. aasta festival ka samal tasemel, mitte üks 67. aasta, aga samal tasemel on praegu džässkaar, meil on olemas ja mitte üks Annele, vaid kogu džässkaara inimestele. Ja suur tänu minu poolt, sest ma pean nüüd minema elustama seda, mis meil oli. Ja Toivo mängib siis koos Tõnu Naissoo
ka täna väga huvitava kava, kus on lugu 67. aastast ja kus on ka täiesti uus kompositsioon esiettekandel, et kõik, kes siin kuulamas, pääsevad kontserdile ka ilma piletita. Ja siis Tõnu on siin meil veel vähe rääkinud, et kuidas läks siis teie esinemine korda ja kas te veel pärast jätkasite ka pärast seda 67. aastat Jaan Kailve ansambliga, see oli selline kammer džäss ansambel. Fagott on ju täiesti eriline instrument džässis. Jah, et see koosseis, sellega me tegime pärast mitme filmi muusika, tegime kontserte lausa ka. No mitte tervet iseseisvat, vaid kontserte esinesime nagu. Ma ei teagi, kuidas see mõte Kailvel tuli selle, et seal oli trompet ja fagott, niisugune trompet sordiiniga ja fagott. Aga need kõlasid väga huvitavalt kokku ausalt öeldes. Ja ma ei tea, kas siit võttis šnitti võib-olla Arne Vahuri, tal oli ka kammer džäss ansambel. Jah, sellest võib-olla see tegelikult esimene moment oli eelmine džässfestival. 66 oli ka üsna hea. Siis ma mängisin fagotiga ja oma tolleaegse abigaasa Anne, nüüd Anne Velliga, oli fagott ja hääl. Naissoo kirjutas meile 2 pala, 2 eite ja 1 oli meloodia. Sellega me mängisime seal festivalil ja arvatavasti siis kas Kailve võttis selle fagoti sealt või ma ei tea, kuidas see idee tuli. Ja suur kummardus Uno Naissole, kes oli tol ajal siis tõesti meie džässi helilooja number 1 ja Raivo Tammiku trio kavas oli ka 1 rahvatoonis või mingi selline lugu. Ja see meditatsioon, mida sa laulsid, mis festivalil sa seda laulsid? Ja. Kas oli see 67. või see oli hiljem? Ja see on ka selle sama koosseisuga. Me käisime hiljem ju Novosibirski festivalil, suurel üleliidusel festivalil, Kiievi džässfestivalil, siis Tbilisi džässfestivalil, nii et me käisime selle sama koosseisuga veel, tegime päris tublit tööd veel. Selle sama vaimuga. Nii et see Tallinn 67 andis nagu tiivad tolle generatsiooni muusikutele võimaluse Nõukogude Liidus vähemasti esineda kaugemale. Kui ka kutsuti, siis ei saanud, ei olnud võimalik minna. Jah, aga võib-olla küsiks ka igalt ühelt nagu paar eredamat elamust teistest muusikutest. Jätaksime Charles Lloydi võib-olla välja, jah? Ma mäletan seda, et mulle avaldasid muljet päris tugevasti need Poola pillimehed, Poola džässimehed. Kahjuks mul ei ole seda paberit kaasas, kus nende nimed... Zbigniew Namyslovski, kes meil täna mängib, siis esines päris pika kavaga, kus kõige pikem lugu oli Summertime, jah? Ja nemad, ma mäletan, neil oli väga äge bassimees ja kuna me nendega saime ka pärast rääkida, kas keegi mäletab, et peale seda festivali toimus ju väga fantastiline bankett Kevade restoranis. Kevade restoran oli tol ajal Eesti kõige moodsam, kõige ilusam, kõige vägevam restoran, kus muidugi ka köök oli vastavalt ja nii edasi. Ja muusikud said džässi mängida vähemalt esimese tunni, kui ei läinud veel tantsulkaks, jah? No seda ei juhtunudki, seda tantsulkat. Kaubamaja peal, jah, mis seal praegu on võib-olla mingi rõiva pood. Seal on laste osakond praegu. Nii, ja siis terve see pikk saal oli suured pikad lauad olid ja no see oli võimas, kõik saime omavahel rääkida ja nad muidugi said mängida nii palju, kui nad keegi kuulata jõudis ja keegi mängida tahtis. Nii et see bankett oli ka võimas bankett, oli see pillimeeste bankett, võite ette kujutada. Kõik olid väga rõõmsad. Üks väga tähtis tegelane, kes oli 67. siin, oli siis Ameerika džässi korrespondent ja kuulsa Jazz Houri tegija Willis Conover. Kas ta seal ka üles astus, midagi ütles? Jaa, ta rääkis seal ka. Abikaasa oli tal ka kaasas seal ja seda juttu ma mäletan mitte eriti selgelt, aga loomulikult soovis ta meile kõigile tänas kõiki ja soovis kõigile seda sama indu, et see jätkuks ja tänas Eesti inimesi üldse selline vägev vastuvõtt ja loomulikult neid võeti väga hästi vastu.
tagasi? Ma usun küll, et nende eest hoolitseti ja Willis Kannaver ja George Avakian on öelnud, Charles Lloyd samuti, et neil oli selline tunne, et nüüd jäävad need uksed ja aknad avatuks ja et see vabadus ja demokraatia jõuab ka Nõukogude Liitu, aga võib-olla oligi see selline esimene puhang, mis tunnetasid nagu, et sa oled osa maailmast või midagi sellist, jah. Et järsku nagu rasked vanglauksed läksid lahti, niisugune tunne oli. Jaa, aga no me lootsime ju kõik, et päike paistab ikka edasi ja väravad ja aknad on lahti, aga siis, kui see nõndanimetatud Hruštšovi sula lõppes, siis lõppes see sama asi ka. Suurelt vähemalt. Ja Jaan. No, mina tahaks oma lemmikuteks nimetada rootslasi. Jaa, muidu. Tomneruse sekstett oli siis ja. Mõlemad ansamblid olid väga head ja siis, kui Anne küsis siin, et kuidas su piltidega siis, kuidas neid kasutati, siis rootslased on kasutanud Jan Johansoni Elura raamatus siis 2 minu pilti ja siis esikaan on siis sealt samalt festivalit on siis selle raamatu esikaan. Seal on siis Jan Johanson peal ja siis sees on see ansambli üldplaan. Need rootslastest oleme vähe rääkinud, aga nemad olid minu lemmikud, aga mulle meeldis muidugi Namuslovski ka. Jah, Namuslovskit on meil võimalus täna ka siin kuulata juba kontsert hakkab 20 minuti pärast, nii et me siin üle 10 minuti kindlasti enam ei vestle. Nii et rootslased ja Namuslovski oli sinu lemmik, jah? Ja kuna Jan Johanson käis eelmisel aastal oma trioga, siis see juba väga mõjutas ja miks nad nii palju mõjutasid, sest et inimesed ei olnud kuulanud nii laivis värsket muusikat ja see kohe nagu ikkagi noortele väga-väga mõjub. Kuidas sulle, Tõnu? Jah, kuna ma olen saksofoni ka mänginud eluaeg, siis olidki Arne Tomnerus, oli see rootslaste saksofonist ja Namuslovski samamoodi. Ja nad on nagu vaimselt meile nagu lähedased, see põhjamaine mäng, et kaunis niisugune siiras ja mitte väga lärmakas, et see oli meile ka väga... Et ei olnud seda lärmi nii palju, kui oli, ütleme nüüd, nendel vene ansamblitel ja orkestritel. Seal forte oli kõige nõrgem nüanss alati, ma panin tähele, aga see skaala algas rootslastel ja soomlastel ikka pianissimust kusagil ja läks kuhugile forteni. Et see oli see, mis tegi selle muusika. Ja Reet, kuidas rahvas kuulas? Kas vaikselt või... Ja tegelikult kontserdi ajal olin ma suures osas juba lava külje peal, sest kas ma olin siis filmi juures abiks, kuigi ma ei töötanud teles, aga abiks ka seal, et õigel ajal kõik lavale läheks, aga kui nüüd rääkida sellest, kes mulle jättis ka Jan Johanson, see oli nagu kevadine tuuleõhk, kuidagi nagu midagi heliseb tänase päevani kõrvus, aga enne kõike olin mina vaimustunud nendest vokaalgruppidest, nimeta, seal ma ei mäleta neid nimesid. Ja Henri Zarhi vokaalansambel, see oli meil kollaažile ka just nimelt, et mulle tundus, et Eesti vokaal selline mitmehäälse laulu, eriti jatsu poole pealt tõus hakkas just tänu sellele festivalile, et see oli nii äge, kuidas nad laulsid. Ja siis oli minu meelest kas Külitšoheli, kes mind vaimustas ja niisugused ikka vokalistid. Ja vokalistid olid need, kes mind, aga jah, Jan Johanson oma sellise tõesti nagu kevadine tuuleõhk, nagu te ütlesite, kerge, õhuline, põhjamaine, kuidagi nagu... Läbipaistva faktuuriga ja väga maitsekas, jah. Ja seal see bassimängija ja kitarrimängija ka, Röne Gustafsson ja need mehed olid ka, ja Georg Riedel olid. Ja Gustafsson sai tagasi kutsutud juba Tallinn 90, kui Anne alustas jätskaart ka sellepärast, et Tallinn 67 oli niivõrd võimas festival olnud ja oli tunne, et meil on festivali vaja ka Tallinnasse, mitte ainult Aravete kolhoosi, mitte ainult Rannasofoosi või Pärnu randa, aga et Tallinnasse on ikkagi, kus on põhiline kultuuritarbija, et siia on ka vaja festivali, nii et mulle andis see ka tõuke, sest ma käisin raadiotoimetajana mööda suurt liitu, Tbilisi festivalil Moskvas, sügisrütmidel Peterburis ja kõik küsisid, et Tallinn oli ju Nõukogude Liidu džässi pealinn, miks seal enam midagi ei toimu?
Ja kellelegi ma siis ütlesin, no vaatame. Ja siis see vaatamine oli nii, et Sapožnin tuli tänaval vastu, Fila tolleaegne direktor, siis, et kas järsku teeks festivali või ütles, et aga tee, jah. Ja siis küsisin peatoimetaja käest, aga kas ma tohin teha või? Et tee, kui see su tööd ei sega. Ja siis nii ma kuidagi pingutasin, et Fila aitas korraldamise poole pealt seal esimese 2 aastat, jah. Nii see oli. Kas me peaksime nüüd lõpetama? Merli ütleb meile, et me ei pea veel päriselt lõpetama. Võib-olla rääkida on ju veel väga palju, aga kas järsku kuulajad tahavad midagi küsida? Järsku me oskame mõnele küsimusele vastata. Aga mis tähendab Jatskaare nimetusesse kaar? Jatskaar, jah, et lihtsalt tundus, et oli juba saabunud siis peaaegu vabaduse aeg ja Tallinna rahvusvaheline festival, džässifestival ja veel nimi, et see läks nagu väga pikaks, et oleks mingi lühem variant ka ja siis kuidagi käis läbi seal Eero Rauna ja minu jutust Jaskar, mis on külapidu, Jaskar ja Eesti džässmuusikud ju ütlevad jats või jass või jah, ja kui vaadata välismaa kirjapilti, et seal on igal pool on džääs ja nad ei saa aru, et mis meil see DGÄ igavene keeruline värk on. Ja siis mõtlesime, et ongi jats ja kaar. Ja kaarel on muidugi tähendus, et ta ühendab inimesi, publikut ja muusikuid ja stiile ja mida iganes, nii et sellel on selline ühendav tähendus, nii et ma loodan, et see ühendab ka meid üle aegade, et me ei unusta ära seda, mis meil kunagi on olnud väga tähtis, mis on millelegi aluse pannud ja mis aitab, mis on see vundament, et kust me saame nagu edasi minna, et me ei tohiks seda unustada ja nii kahju on kuulata ühelt ja teiselt, et et kes see Naissoo oli või kes see Ojakäär oli või juba noorem põlvkond nagu ja ei teagi, ei saa imeks panna. Nii et kes on käinud, et see võib ikkagi seda asja nagu edasi rääkida. Ja üks naljalugu on ka veel, et tegelikult 2. ja 3. mail mängitakse Vene Kultuurikeskuses muusikali Tallinn 67. Ja me kõik oleme sinna nagu oodatud, see on Otsa kooli aastalõpu projekt nagu nende muusikutega ja võib-olla seal keegi on Els Himma rollis, keegi on Reet Linna rollis, keegi on Anne Ermi rollis ja Toivo Undi rollis, nii et see on selline naljaga võtta, mitte väga tõsiselt, eks, aga ma ei tea, kas Jazz Lloyd, nad vist ei julge järsku, et aga meil on küll homme Jazz Lloydi nimelised vabavisete võistlused, nii et seal on auhinnaks Jazz Lloydi plaadid, nii et kõik meesterahvad võivad proovida palli korvi visata, et võib-olla 10 viset ja kellel rohkem sisse läheb, et see siis on võitja, neid plaate on õige mitu tükki ja tegelikult on mul kodus ka Jazz Lloydi särk aastast 97, kui ta sai esimest korda siia tagasi kutsutud, nii et ma panen selle särgi ka välja, aga selleks peab olema väga suur mees, et kes selle särgi endale saab, et tuletan meelde seda, mis Namõslovskiga juhtus, kui saal oli puupüstide ees, siis tasakest hakkas vähemaks. See kahjuks oli see vist jah, ta oli 67. nii, et Namõslovski mängis viimasena ja tal olid väga pikad lood, nii et rahvas oli juba lõpuks väsinud ja mõned hakkasid sealt lahkuma tasapisi, nii et ma loodan, et täna keegi ei lahku, vaatamata, et kontsert on üsna pikk, sellepärast, et ikkagi 2 ansamblit nagu mängib, et 1,5 tundi kindlasti võib-olla natuke rohkem. Aga ma räägin veel huvitav fakti Charles Lloydi kohta. Seal juhtus niisugune asi, et Eesti telefilmi toimetaja sai ilmselt Charles Lloydi mänedžeriga kokkuleppele, et nad filmivad teda. Ja see kvartett kutsuti Kalevi spordihalli ja mulle öeldi, et mine ruttu, et teda filmitakse seal, et saad head pildi. No ma jõudsin sinna lõpuks ja muidugi see filmimine ei toimunud, sellepärast, et ta keeldus.
Ta keeldus sellepärast, et saal oli tühi, et teda kästi kuskil nagu stuudios, ta tahtis saada nagu kontserti atmosfääri, aga kontsertil siis ei lubatud filmida või seda ei ole kuskil näha? Jah, ei ole, teda ei filmitud ilmselt. Võib-olla ka filmiti, igatahes ülekanne käis, Anton Muti foto peal on näha, et teleülekanne käis, et mees on kaamera taga, need Charles Lloydi esimese ajal teleülekanne toimus igatahes. Aga kuhu ta läks, võtta ei ole teada, sest ma olen uurinud ka kavasi, neid telekavasi vaadanud, et mis siis tol ajal telekavadse kirjutati. No ühes kohas on kirjutatud, et kontsert Tallinnast. Ja see on siis mõlemas programmis, on siis Kesktelevisiooni programmis ja Eesti Televisiooni programmis on nagu see ära märgitud. Niuke asi aga näiteks seda, et on džässfestival, kontsert džässfestival, et niukest asja pole kuskile kirjas. Jah, kindlasti järsku kõik ei ole ära hävitatud, järsku midagi on veel alles ja muusika on kõik alles, see on Eesti Raadio salvestas kogu festivali ja Aarne Vahuri oli väga tubli toimetaja, nii et kõik on korralikult toimetatud ja kõik on CD-plaatide peal olemas. Firma Meloodia andis välja 2 LP-d valikuliselt ja neid müüdi siis 30 000 eksemplari ja said kohe otsa, ma ei tea, kas tehti tiraaže juurde, aga igatahes oli see väga populaarne väljaanne, nii et võiks mõelda, kui huvi on ja seal on toredaid kilde, siis tänapäeval ju LP-d on jälle moes võib-olla. Kellelgi õnnestuks teha, jah? Nii palju veel informatsiooniks, et tähendab Helsingi Muusikaakadeemias on keegi eestlanna, kes teeb magistritööd sellel samal teemal ja tema kutsus mind ja rääkisime juttu, palus mu käest fotot ja siis ta on rääkinud, ma tean, et ta on Paulusega rääkinud ja veel siin pillimeestega. Ja see oli selline informatsioon, et leningradlased, kes siin käisid, filmisid ka midagi ja et nemad on, nendel on, nende käest võtsi, ja et neil on, et nad on, temal on need filmid, mis ta oligi saanud nende leningradlaste käest ja ta lubas mulle ka need saata. Ja võib-olla siis sealt edasi läheks nagu ETV-sse ja ET hoolitseb, et tuleks seal mingi ETV2 mingi saatekene, jah? Et see, jah, et ta ütles, et mina olen ka seal peal, et nad on kindlasti filminud. Mul enda oleks ka päris juurde. No väga tore ja loomulikult... Lisaks juurde see, et Willis Kanadani enam-vähem kõik saated on meil Eestis olemas. Ja Enn ütleb, et tal on kõik Willis Kannavari saated olemas. Ma ei tea, ma ei ole jõudnud kuulata. Aga, või Eestis on olemas, aga... ei tea, väga tore igatahes. Ma mõtlesin, et Ragin oli nii suur, et kõiki saateid näitugu võib-olla ei kuulnud. Aga mis seal ikka, et täname, ma kardan, et selle järgmise kontserti algus ka natukene viibib, sest et eelmise kontserti algus viibis. Et... Loodan teid kõiki näha siis, kas 2. või 3. mail seal Vene Kultuurikeskuses tolleaegne atmosfäär 66. festival oli suuresti seal, jah? 2.–3. mai. Jah, juba otses. 2 päeval sama asi. Jah. Aga väga tore, nagu meenutada oleks väga palju, saadame mõttes terviseid kõigile, kes on sinna taevariiki läinud, kes mängisid ka ansamblites ja täname ka Charles Lloydi, kes on praegu Ameerika tuuril, aga ta saatis meile oma väikse meenutuse. Iga kord, kui tema käest midagi küsitakse, ta väga soojalt meenutab Tallinna festivali ja Facebooki pani pildi just Mai Aganaga, nad kohtusid seal Ameerikas paar päeva tagasi, jälle meenutas, nii et ta on meie nagu suur saadik, et iga kord ta meenutab Tallinna festivali. Mis aasta see oli, kui ta käis? 97? 97, 30 aastat. Siis me aastat. olime koos Raekojas seal, mälet, ma ei tea, kes olid seal Raekojas. Ja siis mul on niisugune vahva pilt, kus ma räägin Charles Lloydiga juttu. Ma mäletan, et ta ütles ka, et tal on lausa kustumatud mälestused, et see on nii ainulaadne täiesti, mis see elamus, mis tal Tallinnas oli. Ja et George Avakian ütles, et teeme siiski ära, rahade selle eest ei saa, aga lihtsalt see on poliitiliselt nii tähtis ja see on tähtis meie kohalikele muusikutele ja nii edasi. Ja ma usun, et see mõjutas meie džässielu ja muud elu ka tõesti suurel määral. Aitäh kõigile, lähme kontserdile!